Mis te arvate palgalõhest? Mul ei ole mingit spetsiifilist arvamust selle kohta, ma arvan. No minu meelest on see ikkagi veel ajakohane teema, et võiks olla muidugi tasaväärsem, et mõlemile võrdne palk. Ma olen kursis, et sellest räägitakse, aga ma ei ole mõelnud kaasa nii väga. Mina arvan, et see on natukene häbiväärne, et meil selline asi on. Teid isiklikult häirib see? Mind häirib põhimõtteliselt küll, kui inimesed teevad ühtemoodi tööd, aga saavad eriliselt tasustatud ainult sellepärast, et on eri soost. No see on nõme. Ma arvan, et see on teema, millega peaks tegelema. Arvatavasti on see olemas. Ja parem, kui seda ei ole, aga ma arvan, et mõnel elualal võib-olla see ongi vajalik. No palgad on üldse väikesed. Ja kui me räägime nüüd meestest ja naistest, siis no naised võiksid ka saada sama palju head palka, kui mehed on. Ikka häirib jah, et mina ise isiklikult ei ole kunagi vahet teinud, aga tegelikult häirib jah. Ma arvan, et see on ikka inimeses kinni. Et nii, kuidas sa ise ennast hindad, siis nii sa julged ka võib-olla küsida ja ikkagi ka teadmiste põhjal ja ma sellesse soolisse palgalõhesse väga ei usu. Ja ma arvan, et Eesti naised saavad ebaõiglaselt vähe palka. Eesti naiste palk on kuuldavasti 30% madalam kui meeste oma. Ma ei tea, meie firmas küll palgalõhet ei ole ja ma arvan, erinevatel töökohtadel on erinevad palgatingimused ja töötingimused. Ja tööandja vastavalt ka sellele siis teeb igal ametiolejal palga. Ma arvan kindlasti jah. Seepärast, et ikkagi medtöötajad ja ma olen kaubandus töötanud müüjad ja nad ikkagi teenivad tegelikult selle raske töökohta vähe. Kas te arvate, et midagi saaks teha, et seda vähendada? Naised peaks ise rohkem küsima. Ise alaväärtustavad ennast. Erafirmades võib-olla seda probleemi nii suurt ei ole, aga võib-olla riigisektoris. Muidugi saaks poliitikute tasandil, kui nad võtaksid omaks selle mõtte, et võrdse töö eest võrdne palk on normaalne. No ma arvan, et inimesi tuleks harida üldse sellest, et selline probleem on olemas. Ilmselt see on poliitiline otsus.